20. aprillil toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis kanepikonverents, kus mõtestati eri vaatenurkadest teavet kanepist. Kanep kui botaaniline objekt, popkultuuri termin ja tööstustoore. Kui ajalooliselt on kanep tuntud peamiselt kiutaimena, siis tänapäeval on tema kasutusala tunduvalt laiem. Meie oleme siin Eestimaal kanepit kogu aeg tundnud ikka kui kiutaimeni, et meil tema suhtes mingeid selliseid, kuidas ma pean ütlema, erilisi naerma panevaid hoiakuid ei ole tekkinud. Kui me siin muuseumiski oleme noortele rääkinud kanepist, siis kõige esimene reaktsioon on selline, et nägu läheb kuidagi imelikuks või hakatakse naerma või kihistama ja siit tuleb välja, et tegelikult ei teata, kellega tegu. Ja siis ei olegi muud teha, tuleb lahti rääkida, et on olemas 2 erinevat kanepit, et üks on siis harilik kanep ehk siis kiutaimi või kiudu andev kanep ja teine on India kanep, mida kasutatakse või õigemini keda kasutatakse narkootiliste ainete saamiseks. Seda taime võib ikka päris pikalt ja laialt kasutada, et ütleme nööri ja riide tekstiili saamise ongi olnud paberi tootmine. Kanepi paber on tunduvalt tugevam ja kvaliteetsem kui on puidust tehtud paber. Kanep on väga mitmekülgne ravimite allikas. MTÜ Ravikanepi juhatuse liige ning molekulaarbioloog Siim Siimut leiab, et hetkel on Eestis inimeste teadlikkus kanepi teemal madal. No egas väga hästi need ei ole, aga et taaskord siin saab süüdistada seda 50 aastat kestnud ametlikku retoorikat, et kõik on halb ja et ei peaks seda teemat ikka nagu väga torkima, et kui siin küsimused lähevad vähe täpsemaks ja teravamaks, siis saavad tihti nii-öelda selle keelustamispoliitika pooldajatele argumendid saavad otsa või siis jäävad väga nõrgaks. Mis sa arvad, kui teadlikud on praegu üldse Eesti inimesed sellest, mis on nagu reaalsus ja mis on nagu mingi müüt? No ma ütleks niimoodi, et võib-olla see joon jooksebki kuskilt 35. eluaastast, et 35. ja nooremad ikkagi on kokku puutunud, on reisinud, on lugenud selle kohta ja on ka toetavamal seisukohal, eks ole, vanem põlvkond ja siis päris vana põlvkond on ka, et memmed meil käivad ja räägivad lugusid, et nad mäletavad, kuidas visati, et kui pea valutas, visati saunakividele visati ja siis kõik lapsed olid seal ümber ja hingasid ja et nad mäletavad neid lugusid ja mäletavad seda kanepitampi ja kõiki asju, et nüüd see vahepealne nõukogude põlvkond on see, kes on siis nagu aju loputatud ja kes arvavad, et see kanep on nii hull asi, et kui sa nüüd teed siin väikse mahvide tera, siis juba nädala lõpus juba süstid omale nagu veeni, et aga eks on tore näha, et teemast räägitakse ja et inimeste teadlikkus sellest asjast suureneb, sest ega see 50 aastat sükest tuima ühte väravasse narkopropagandat, ega ta inimeste nii-öelda reaalsele mõtlemisvõimele midagi juurde andnud ei ole. Et inimeste seas on hästi populaarne just selline teooria, et on kanep hüppelaud. Mida arvad sina sellest? No ma siin ettekandes ka lükkasin selle ümber, et kui me vaatame seda reaalset praktikat ja statistikat, siis reeglil on ikkagi alkohol ja tubakas see, millest siis alustatakse ja siis kuna kanep on lihtsalt kõige kättesaadavam nendest keelatud ainetest, siis on suht loogiline, et inimene, kellel on huvi, et siis ta leiab omale pigem kanepit, eks ole, kui ta kohe leiab omale mingisugust fentanüüli või midagi, eks ole. Aga see statistika on see on nagu manipuleeritud tees, et see on niimoodi, et ühest küljest küll 90% nendest inimestest, kes jõuavad heroiini süstimiseni, on kanepit proovinud, aga teisest küljest ainult 4% nendest inimestest, kes kanepit teevad, jõuavad heroiinini, eks. Et ehk siis me ei saa kindlasti seda öelda, et nüüd kanep on see, kust kõik saab alguse. Uurisime kohal viibinutelt, et kas ravikanep peaks olema lihtsamalt kättesaadav. No mina kui MTÜ Ravikanep juhatuse liige loomulikult pooldan selle lihtsamat kättesaamist, et praegusel hetkel on ta tõesti see bürokraatia, mis tuleb läbi käia, et üldse asja arutama hakatakse, on ikka päris kole. No aga iga ravim peaks olema vajadusel kättesaadav, et ma ei näe selles mingit keelamisel mingit põhjust ega mõtet ka, et kanep ei ole nii hullusti halb taim, et ta on täiesti korralik ravimtaim. Eestis on, me räägime kindlasti tuhandetest inimestest, võib-olla 10 000 inimestest, kelle elukvaliteet oluliselt tõuseks, kelle valud väheneksid, kes saaks hoida oma värinaid ära, kes saaks magada, eks ole,
kes saaks peavaludest lahti ja noh, aga see on nagu ütleme, ma ütlen jällegi, et see pole imeravi, iga inimene peab proovima, aga praegu ongi olukord, et inimene ei saa proovida, kui ta tahab proovida enda peal seda kanepi ravi, siis ta peab rikkuma seadust ja võtma riski, et ta läheb vangi. Kuna arstide suhtumine on sellesse hetkel skeptiline, siis Eestis on saanud üks inimene kannabinoidpõhist ravi. Üks patsient on ametlikult kannabinoidpõhist preparaati saanud ja noh, seda on ilmselgelt liiga vähe, et tihti peale, kui nii-öelda ka enda isikliku arstiga, raviarstiga räägid ja tuleb sõna kanep suust välja, et siis suhtumine muutub ja noh, see ei peaks nii olema, et tegelikult meil on ikkagi tekkinud arvestatav siis teadusliku informatsiooni pagas, mis väga tugevalt vihjab sellele, et midagi ikkagi on sellest asjast kasu ja noh, meil on ka ametlikud kliinilised uuringud seda kinnitanud teatud spetsiifiliste nii-öelda haiguste või vaevuste puhul. Suure bürokraatia tekitab kannabinoidravi juures see, et kanep ja tema põhiline toimeaine delta-9 tetrahüdrokannabinool on kõige rangemas nimekirjas. Teaduses on ka kirjutatud, et Ravimiamet nende nimekirjade koostamisel justkui peaks järgima nagu rahvusvahelisi nimekirju ja rahvusvahelistes nimekirjades see peamine toimeaine delta-9 tetrahüdrokannabinool ei ole seal kõige rangemas nimekirjas. Ja kui see sealt nüüd sellest esimesest nimekirjast siis näiteks teise nimekirja liigitada, siis oluliselt nagu leebemaks lähevad need nõuded ja need piirangud siis selle aine siis väljakirjutamiseks. Me ei taha ju jõuda ka sellise olukorrani, eks ole, kus ongi niimoodi, et massiliselt kõik kasvatavad omale seda ise ja kõik vilistavad seaduse peale, et see nagu devalveerib kogu õigussüsteemi, et me tegelikult ikkagi arstid ja psühhiaatrid peaksid siin avatuma pilguga vaatama, harima ise ennast ja oma kolleege ja me võiksime jõuda selleni, et arstid julgeksid inimestele soovitada ja välja kirjutada kanepipõhiseid ravimeid. Uurisime, milliseid sümptomeid ravikanep leevendab. Põhilised näidustused on valu, krooniline valu. Et ühesõnaga need patsiendid, kellel ei saa pikaajalist opioidravi siis kasutada või siis on tekkinud mingid soovimatud kõrvalnähud konventsionaalsete ravimitega, et valdav enamus patsiente on valupatsiendid, aga on ka seal kaalukaotuse patsiendid, kindlasti kemoteraapiaga kaasnev iiveldus, söögiisu kaotus, siuksed asjad. Ja samas viimasel ajal väga huvitavaid tulemusi on näidanud ka lapse ja epilepsia puhul, siis, kus kasutati siis kanepi mitte psühhoaktiivset toimeainet kannabiidiooli. Kuna on Eesti valmis selleks, et meil siinsamas Eestis oleks kanep legaalne? No me räägime siin sammudest, et kõigepealt peaks dekriminaliseerima, see tähendab, et tarvitajaid ja enda tarbes kasvatajaid ei pandaks vangi, neid ei tehtaks nendest kriminaalkurjategijad. Ja siis me räägime reguleerimismudelist, see tähendab, et see kasvatus, mis läheb siis ravi otstarbel või siis meelelahutuslikult, et see oleks ikkagi kontrollitud tingimustes kasvatatud, et ta ei sisaldaks mingeid mürke ja väetise jääk, et kõik oleks õigesti tehtud ja peale läinud. Et ma arvan, et iga selle sammu jaoks peaks kuluma mingi aasta, nii et ma ütleks, et aastal 2020 võiks me jõuda selleni. Eestlaste kannabinoidravi on lükatud põranda alla ja on suuresti isealgatuslik, siis MTÜ Ravikanep just täna alustas siis sellise küsitlusuuringuga, mis siis üritab siis kaardistada siis eestlaste siis kanepi ravi otstarbel tarvitamist, et meie kodulehelt saab info, kuidas seda küsitlust täita ja kuidas selleni jõuda ja oleks väga abiks teistele patsientidele ja üleüldse kogu siis olukorrast parema pildi saamiseks, kui kõik, kes sellega juba isekeskis nagunii tegutsevad, et siis vastaksid meie küsitlustele, et me oleks väga tänulik.